Tere, mina olen siis Eva-Liina Kliimann Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist ja ma hakkan siis tõesti rääkima palgapeegli digilahendusest, mida me oleme arendamas koos Statistikaameti ja TEHIK-uga. Alustame siiski probleemist, mida me lahendame, palgalõhe. Palgalõhe on siis meeste ja naiste keskmise brutotunni palga erinevus ja sellesse panustavad väga paljud erinevad asjad, millest üks suur osa on naiste ja meeste paigutamine erinevatele erialadele, teine osa on naiste ja meeste paigutamine erinevatele positsioonidele, näiteks siis juhtimises, aga lisaks panustavad sinna ka hoolduskoormuse ebaühtlane jagunemine meeste ja naiste vahel, soolised stereotüübid ja diskrimineerimine. Eesti palgalõhe kohta teame me, et see on 17,7% ja sellega me oleme Euroopa tipus. Hurraa! Kuna Eestis see palgalõhe tõesti on niivõrd suur, siis on seda teemat ka päris palju uuritud ja me tegelikult teame üpris hästi, millest Eesti palgalõhe tuleb. No nii palju, kui seda on võimalik teada. Me teame, et umbes veerandi Eesti palgalõhest moodustab siis Eesti meeste ja naiste paigutumine erinevatele erialadele, erinevad karjääri- ja haridusvalikud. Teise veerandi moodustab Eesti meeste ja naiste paigutumine erinevatele positsioonidele, näiteks siis juhtimises, ja ülejäänud, ütleme niimoodi, 50% on selline selgitamata palgalõhe, mis eelkõige siis viitab sarnastel või samadel positsioonidel töötavate meeste ja naiste erinevale tasustamisele, sealhulgas siis ka diskrimineerimisele. Ja nüüd see roheline osa, mis siin graafikul nähtav on, ehk siis umbes 75% on tegelikult see, kus on tööandjal päris suur võimalus siis palgalõhet mõjutada, kas vähendada või olgem ausad, ka suurendada. Kui aga tööandjate käest küsida, kas sinu ettevõttes on palgalõhe, on tavaline vastus, ei ole. Kui küsida, kuidas seda tead, siis vastus on, et me ju ei diskrimineeri, me maksame palka ikka töö järgi ja sugu pole üldse oluline. Mida aga selline vastus ei arvesta või mis võib siin tekitada sellise väikse vea, kui niimoodi öelda, on tegelikult see, et palgalõhe ei tulene eelkõige pahatahtlikust diskrimineerimisest, vaid suure osa palgalõhest moodustavad tegelikult väga-väga väiksed mikrootsused, mida me teeme iga päev ja kus uuringud näitavad, et me siiski oleme sooliselt kallutatud. Ise seejuures arvates, et me oleme soolist võrdsust austavad ja üldse mitte seda tähele pannes. See tähendab ka palgalõhe suhtes seda, et kui me palgalõhet ei mõõda, siis me tegelikult suure tõenäosusega ebavõrdselt siiski kohtleme ja see tähendab ka seda, et me peame seda palgalõhet mõõtma regulaarselt. Mis on siis veel oluline, on tegelikult see, et alates 2004. aastast juba on tegelikult tööandjatel olnud kohustus soolist võrdsust edendada ja ka tööalaseid soopõhiseid statistilisi andmeid koguda. Aga lisaks on alates 2026. aastast Eesti riigil kohustus üle võtta Euroopa palkade läbipaistvuse direktiivi nõuded ja sellega siis veel need tööandjatele juba seatud kohustused pisut täpsustuvad. Seda kõike arvesse võttes ongi siis riik arendamas välja palgapeegli digilahendust, mille eesmärk on siis tegelikult neid samu andmeid, millest me oleme siin täna nii palju rääkinud, ära kasutades pakkuda ettevõtjale lisandväärtust selle palgalõhe seiramise läbi. Et riik pakuks juba olemasolevatest andmetest palgalõhe analüütikat, et tööandja ei peaks sellega ise tegelema, vaid saaks seda tarbida. Klassikaline palgalõhe analüüs põhineb siis meeste ja naiste keskmiste brutotunni palkade erinevusel. Nüüd, kui täitsa ausalt asjal otsa võtta, siis tegelikult riigil registrites ei ole brutotunni palga andmeid. Küll aga on riigil terve hunnik erinevaid muid andmeid, näiteks meil on töötajate register, maksudeklaratsioonid, neid kõiki andmeid ju tegelikult tööandjad meile pidevalt esitavad. Töötajate registris on siis töötajapõhised andmed, näiteks ametikohad, koormused, töötamise algused ja lõpud, maksudeklaratsioonides näeme me kogu palgalt välja makstud summasid ja muidugi makse. Mida palgapeegel siis teha saab, on need kõik andmed kokku panna ja lisaks vaadata sealjuures ka tegelikult Tervisekassa andmeid, sest me teame, et välja makstud palkasid ju oluliselt mõjutab see, kui inimene viibib haiguspäevadel, mis ei viita mingile ebavõrdsele kohtlemisele, vaid lihtsalt sellele, et Eesti riigis on teatavad sotsiaalsed hüvitised. Lisaks sotsiaalkindlustusandmed, näiteks lapsepuhkuse seal viibimine. Kui me toome nüüd täpsemalt näiteid, siis näiteks me saame monitoorida siis naiste ja meeste keskmist palkasid ja palgalõhesid, naiste ja meeste keskmist mediaanpalka ja selle palgalõhe, mis on samamoodi väga oluline. Ja kus me siis erineme selles analüüsis oluliselt näiteks avaandmetel põhinevatel lahendustel, mis meil ka näiteks internetis ettevõtete kohta üleval ripuvad ettevõtete keskmiste palganäitajad, ongi need lisanäitajad, mis on koormus,
mis on haiguspäevadel viibimine, võib-olla hoolduspäevadel viibimine ja lastepuhkuse andmed, et siin me saame olla täpsemad. Teine näide, siis me saame vaadata ka TÖRR-i sisestatud ametikohtade järgi ametikohtade põhiseid palgalõhesid ja siin on olnud testimise käigus väga huvitav näha seda, kuidas tööandjate esindajad võib-olla esimest korda selle testimise jooksul nägid, et nende ametinimetustega, mida nad pidevalt sisestavad sinna TÖRR-i, päriselt ka midagi tehakse või ettevõtte põhiselt neile midagi peegeldatakse, mis ka kindlasti iseeneses juba oluliselt peegeldab või suurendab seda motivatsiooni neid ametinimetusi sinna korrektselt sisestada. Ja siis siin on selline kolmas näide meie näidikutest, on lisatasude eristamine. Nüüd registriandmetest ei ole otseselt võimalik tegelikult eristada põhitasu ja lisatasu, aga palgalõhe analüüsis on see väga oluline näitaja. Ja selleks me oleme katsetanud erinevaid matemaatilisi mudeleid, läinud ka päris kaugele nendes erinevates variantides, kuidas seda mudelit saaks edendada, aga tuleb tunnistada, et me pole sellise täiusliku mudelini, mis enamikele ettevõtjatele sobiks jõudnud, et see on meil jätkuvalt selline väljakutse koht, osadele ettevõtjatele sobib, kõigile siiski veel mitte. Ja kui nüüd hakata terviklikult rääkima, mis see palgapeegel on, siis palgapeegel saab ettevõtjatele kasutatavaks järgmise aasta teises kvartalis. See tuleb Tööinspektsiooni iseteeninduskeskkonda ja see saab valikuks kasutada kõigile tööandjatele. Meil on ainult üks piirang, see piirang on 3+3, 3 meest ja 3 naist peab su ettevõttes töötama selleks, et oleks mõistlik üldse seda palgalõhe analüüsi läbi viia. Ja palgapeegel saab siis olema vabatahtlik ja kuigi ta asetseb siis seal Tööinspektsiooni iseteeninduses, ei tähenda see kuidagi seda, et selle kasutamine või mittekasutamine viiks need andmed Tööinspektsioonini. See on täiesti vabatahtlik tööandjale abivahendiks. Siis need erinevad funktsionaalsused, mis saavad olema, on see analüütika funktsionaalsus, erinevad näidikud. Neid näidikuid on rohkem, kui ma siin täna jõuan ette kanda. Lisaks on need veel ka hilisemas etappides lisandumas. Teavitusfunktsioon, mida nende andmetega üldse siis peale hakata, kuidas need saaksid mulle kasulikud olla. Andmete allalaadimine ja jagamine. Ja jagamise puhul on siis tõesti oluline see, et jagamine on vabatahtlik, on võimalik jagada neid oma töötajatega, kui selleks on soov. Kui rääkida väljakutsetest, siis meil on muidugi klassikaline registripõhiste andmete väljakutse, andmekvaliteet. Selle parandamist saame muidugi siin erinevad osapooled kõik panustada. Aga kuna meil on Eesti riigis ambitsioon tulevasi aruandluseid automatiseerida, sealhulgas aruandluseid, mida täna veel isegi olemas ei ole, siis on meil ikkagi suured väljakutsed seoses selle brutotunnipalga näitajaga ja lisatasude eristamisega. Õnneks on meil siin ka siit samast valdkonnast võtta sellist tuleviku looduse perspektiivi, mis on siis tegelikult juba mainitud tööjõukulude taksonoomia või aruandlus 3.0 projekt, mis siis tõesti potentsiaalselt annab meile suure võimaluse oma näidikute kvaliteeti parandada ja tõesti päriselus ka, et tuleviku aruandluskohustused automatiseerida niimoodi, et see ei tõstaks ettevõtjate halduskoormust. Sellega ma siis lõpetan ja palgapeegel saab kasutatavaks järgmise aasta teises kvartalis. Kutsun kõiki kasutama ja tagasisidestama. Suur tänu, Eva-Liina. Küsimusi olid jällegi päris palju, aga kas sa saaksid natukene täpsemalt selgitada seda, et kuidas selle palgalõhe arvestuses ikkagi arvestatakse seda, et mehed ja naised paratamatult ikkagi teevad erinevaid töid, et lasteaiaõpetajad ikkagi, kui keegi on meeslasteaiaõpetaja, siis meedia teeb tast loo, et kuidas seda erinevate ametikohtade osa selles palga kalkulaatoris siis arvestatakse? Jaa, aitäh selle küsimuse eest. Et kuna see analüüs siis selles konkreetses palgapeeglis saab olema ettevõtte põhine, siis seal juba, eks ole, sellised suured ühiskondlikud jagunemised on mõnes mõttes välja võetud, aga selle kogu asja iva tegelikult ongi see, et ettevõtja peaks teadma või asutuse juht, sealhulgas ka avalikus sektoris peaks teadma, minu ettevõtte palgalõhe on 13% ja sellest osa moodustab see, et nad töötavad erinevatel ametikohtadel, naised ja mehed. Näiteks selle ametikoha põhise näidikutega ongi võimalik vaadata seda, kas sul ka samadel ametikohtadel töötavad naised ja mehed saavad tegelikult erinevat palka. Et seal on need detailid, mida tulebki analüüsida, sellepärast neid näitajaid ei saagi olla ainult üks. Kui me vaatame ainult seda palgalõhe näitajat, mida me riigis näiteks teeme ja mis on tegelikult oluline näitaja, siis ettevõttes tuleb minna natuke sügavamale.
ja ongi siis tulevikus palgapeeglis võimalik võrrelda nii siis üldist andmeid meeste-naiste vahel, kui siis ka ikkagi täpselt ametikoha põhiselt. Jah, nii palju kui registriandmed seda võimaldavad, väike selline disclaimer, siis tõesti jah, on võimalik ka ametikoha põhiselt seda võrrelda ja tulevikus on see kindlasti ka selline arenduskoht, kus tegelikult täna ettevõtted sisestavad endale töötasustruktuure juba personaliprogrammidesse ja kui ka need andmed jõuaksid riigini või siis selle digivahendini ilma riigini jõudmata, siis tegelikult see analüüs saaks veel täpsemaks minna. Suur aitäh, Eva-Liina! Teeme aplausi!